Harjumaa Mallavere külameest Ivar Kajaneni tabas hommikul paras šokk. Ööpimeduse varjus olid Reinuvaderid jälle Aru talus külas käinud ja tema jänesed maha murdnud. Lisaks tuttsabadele olid kadunud ka kanad. Tulin koolist ja läksin mune võtma ja siis olid 4 muna seal ja kanasuled. Kui palju nüüd eile öösel maha murti? Praegu, mis aiast ma kätte sain, on siin 10 jänest ja kõiki kohtasi pole jõudnud üle vaadata. 4 jänest on veel seal metsa all. Ei oska täpselt arvu öelda, sellepärast, et väga õredaks on jäänud aed. Huvitav, kas maamees peab nüüd linnas mune ostmas käima? Selle peale ei taha Ivar isegi mõeldagi mitte. Ausalt öelda, ega ei osta küll, sellepärast, et kui nad siin vabas looduses need kanad olid, munal on ikka vahe. Isegi keedu tugevusel keedu tugevus on hoopis teine, mahedam, pehmem on ikka maamuna kui poemuna. Poemuna on niisugune, meenutab nagu kummi või midagi. Kui tema jäntu tantsu märkas, tantsuga tiima särkas, jäntu kannul kipsad käpsad lõida tantsu tal teab. Ivari küüliku kasvatamine sai alguse, kui lapsed ühel päeval metsast vigastatud jänese leidsid. Loomake toodi koju ja hakati teda ravima. Tookord kahtlustati veel, et vaata kus ime, metsajänes tegi pärast paranemist koduküülikule titet taha. Ausalt öelda me nagu ei oodanudki siit mingisugust poegasi. Kui selle metsjänese lapsed leidsid, siis Amandal olid ühel jänesel umbes sama suured pojad ja panid talle paariliseks isase küüliku. Ja siin on nüüd elasid siis kahekesi koos möödunud suvest saadik. Tegelikult muidugi midagi taolist ei juhtunud ja lapsed leidsid metsast ühe kodunt lehku pannud tuttsaba. Jänkud tegid aga usinalt sugu ja esmapilgul tundus, et Amanda unistus jäneseäriga miljonäriks saada võib isegi täituda. Paraku tulid siis ka esimesed tagasilöögid. Möödunud aasta märtsikuus, kui jänesed tiined olid ja sel ajal oli lumi hästi kõrge, rebased said üle aiasid väga kergelt ja siis tehti puhas töö. Oli kohe kõik metsaalused olid jänesed täis, lume pealt oli näha, kuidas need olid metsa lohistatud ja kõiki nad ära tassida jõudnud ega süüa ja neid oli väga palju. Irvambad räägivad, et heategu ei tasu ennast mitte kunagi ära. Aita ainult lombakas jalule ja esimene asi, mis ta teeb, ta paneb sulle karguga. Tundub, et Harjumaa talumehel Ivaril on täpselt just samamoodi läinud. Tõenäoliselt võib Ivar niimoodi mõelda küll. Tema oli ju just see mees, kes koos sõpradega ühte õnnetut kärnast rebast ravis ja toitis. Aga nagu vana mees lasi eilasin, nüüd ta on ära meesid, näed, mehed ajasid labidatega taga ei saares ja Viktor sai korraga välja, tuli pärast taga. Saime kätte. Vaatamata hävingule ta oma tegu siiski ei kahetse ja päästetud rebase peale viha ei kanna. Kui ta peaks veel kord haiget punanahka kohtama, siis käituks ta täpselt samamoodi. See oli hoopis teine lugu ja rebane vajas abi ja seda ma kahetseda nagu ei saa ja ma ei kahetse ka. Ivar on hoopis veidikene pahane jahimeeste peale. Ta on nende poole pöördunud oma murega, kuid tulu mingit. Muidu käivad ja paugutavad kogu aeg. Jahihooajal ei julgevat õuegi minna, kuulid vihisevad läbi õue, aga rebast nad küttida ei taha. Olen rääkinud siin kohalikude jahimeestega, kui nad on siin jahil olnud ja kohanud neid, et pidage siis rebastele ka jahti, et ma näen, et teete siin soku, kitse ja seajahti ja põdra jahi ajal ka põdrajahti. Nad ikka räägivad, et nad jahivad ka neid, aga rebasid on tõesti siin nii palju, et kui ma lapsi kooli viin ja neid koolist toon, pea alati näen, tundub vahel rohkem kui külakoeri on rebasid. Tegelikult jahimehed muidugi notivad rebaseid. Tulustegevusse aga pole, sest lihaga mitte midagi peale hakata ei ole ning naha eest saadavad sandikopikad ei aja ühtki jahimeest metsa. Eetilised jahimehed muidugi vilistavad kasule ja teevad oma tööd kas või liigikuse piiramise eesmärgil. Paraku tundub, et Eestis ja eriti Harjumaal on rebaseid ikkagi liiga palju.
sa kindel, et need üldse rebased on? Eelmine aasta sa arvasid, et ehk hundid hoopis tükis. Koerad hakkavad tavaliselt öösse 3-4 ajal aukuma ja siis ma olen välja tulnud vaatama, milles asi on. Ja mitmel korral olen rebasele siin samas maja juures peale sattunud. Taskulambiga näitan, rebase silmad säravad vastu ja rebane jalutab, isegi mitte joostes, aga jalutab minema.